ei saa teda rotate ida. Ja tervist, Most ärikooli vaatajad. Oleme järjekordse otse-eetriga laivis ja täna räägime e-mailidest. Mina olen Erki Tammlert ja tegelenud turunduse ja kogu selle poolega natukene üle 15 aasta ja väga erinevates ettevõtetes. Nii kaugele kui mina mäletan, on turunduses alati e-mailid olnud üsna olulisel kohal ja neile pigem on tekkinud kõrvale uusi vahendeid nagu sotsiaalmeedia ja kõnerobotid ja kõik see muu, mis on täna võib-olla ka fookusesse tõusnud. Aga mul on saatekülaline ja tema saab ennast juba ise tutvustada. Tere! Mina olen Kristiine Filippo. Most ärikoolis annan e-maili turunduse loengut ja muud turundused, kogemused on ka üle 10 aastaid erinevad valdkonnas, business to business, business to customer, rohkem rahvusvaheline kogemus või siis rahvusvaheline firma kogemus ja just spetsialiseerusin Lätti asuvate ettevõtte Eesti turule toomisel või siis vastupidi, kuni ise olen lätlane. Praegu olen turundusjuht firmas Wunder ja tegelen palju põnevat projektiga. Wunderit ma tean, Wunder tegeleb kirjatarvete ja kunstitarvetega. Sealt ma olen nii palju asju ostnud omale kunagi. Ma lõpetasin kunstiakadeemia ja see oli meil põhikoht, kus me oma staffi kätte saime, millega käelist oskust näidata välja. Aga väga lahe ja võib-olla ma võtaks teema üles ja kuna sina tead e-mailidest tõenäoliselt palju rohkem kui mina, eks ole, vähemalt ma arvan niimoodi, et ma olen rohkem praktika olnud ja palju võib-olla vigu ka teinud elus e-mailidega, aga see selleks. Et milliseid võimalusi üldse e-mail pakub turundamiseks, et kas lisaks kauba ja teenuse müügile on veel mingisuguseid võimalusi, kus saab e-maili kasutada turunduses? Ikka palju, et kindlasti sellised olulised eesmärgid on see soojendus ja tehingud, mis on viimasel ajal on veel olulisem ja rohkem automatiseeritud, seesama, et kõik tere tulemast, abandon chart ja kõik sellised, mis tegelikult on väga olulisest, kuni e-kaubandus kasvab ja me kõik teame, et viimased 2 aastat on see kasv on olnud isegi veel suurem, kui keegi saab ette kujutada. Aga üldiselt on e-posti või e-maili turundus on selline oluline viis, kuidas oma kliendiga suhted luua. Mitte ainult need kliendid, kes on juba teie kliendid olemas, aga samuti uued kliendid leida ja nendega sellest, ütleme, isegi sellised suhted, mis kestab kauem luua, et seda brändi tundmus, brändi usaldusväärtus. Et kindlasti kõik teised asjad ka, et genereerib konversioone nagu liikuvus kodulehel, müük ja kõik sellised info oma brändi väärtusest, pakkumised, kui ka suurendab seda brändi lojaalsust. Just läbi meili on seda väga ilusti saab teha ja sellest eesmärgi kindlasti täida. Mul on tunne, et ma pean Wunderi kliendiks hakkama, et näha, kuidas sa e-maile teed. Et ütleme nii, et on erinevad põhjused, miks palju ettevõtted ei kasuta seda, aga minu vaatenurkas on kindlasti see, et ma soovitan ja ma olen näinud, kuidas see töötab ja see kindlasti on üks selline järgmine aasta strateegia, mis mina tahan ette võtta, kõik sa praegu oma ettevõttes. Aga üldiselt üks teine selline oluline asi, miks just meiliturundus, et see võimaldab seda
täpselt selline isiklik või siis personaalsõnumi saada oma kliendile, mis on Eesti turu suhtes on minu meeles on eriti oluline, et siin on see soojendus ja see lojaalsus on kindlasti suurem väärtus kui näiteks kuskil mujal Baltimaal. See on minu selline kogemus ja natukene tean sellest ka, et Soomes see on veel olulisem, just see soojendus ja see ettevalmistus, et sa ei saa lihtsalt avada uksed ja nüüd see on toote, võtta, osta, et sellest on vaja natukene tööd teha. No ega maailmas mujal on ka, Ameerikas kasutatakse päris pikkasid siukse onboarding seeriaid, et need võivad päris mitmekümne e-mailini ulatuda enne kui ostuni jõutakse, et kogu aeg ikka nagu vaikselt lähenetakse, eks ole, kuni siis inimene ühel hetkel tunneb, et nüüd on aeg. Aga mida üldse nagu silmas peaks pidama, kui e-maili turundust planeerida, et millest alustada või kuidas on nagu seda õige teha? Et kindlasti esialgune on see, et püstita selged eesmärgid, et nagu igal platvormis või tegevuses, et miks seda teha. Need eesmärgid võiks olla ka väga sellised lihtsad ja näiteks suurendada müüki, kasvada kliendi, seesama listi. Aga samuti see on oluline, sest siis on konkreetne suun või siis samuti sa saad vaadata statistikat, kuidas see toimib, muidu see on lihtsalt selline mõnus nice to have, selline chat, et saada nagu kirju välja ja midagi ei juhtu. Ja see saab kindlasti sellised, mis ma soovitan, on see, et isegi kui on see nimekiri on piisavalt suur või tundub nagu piisavalt hea, et ikka seda kasvatada kogu aeg, et kas või sellised basic'ud, et kodulehel on see subscription, selline vorm ja nii edasi ja pakkuda kliendile ka sellist isiklikult rohkem sellised omapärased meilid, kus seda lojaalsust kasvada. Aga sa ütlesid enne nagu soojendavad e-mailid, sa mõtled nende all sellist, kas ainult onboarding ut või ütleme, et kui klient juba tuleb, eks ole, ja ta on mõne ostu ka teinud, et siis talle rääkida uutest võimalustest, et mitte kohe hakata pakkuma, et sa ostsid, ma ei tea, Wunderist mingisuguse komplekti, eks ole, kirjatarbeid, et et nüüd järgmine etapp oleks nagu järgmine komplekt osta, eks ole, et see võib-olla tundub väga survestav või mida sa selle all nagu silmas pidasid? Et näiteks üks minu isiklik viimane selline hea kogemus või näitis on näiteks About You, mis meil on ka Eestis selline e-pood, et see on automatiseeritud, vähemalt minu kogemusega ma saan öelda, aga samas see tunne tekitab sellist väga sooje ja usaldusväärtus, et kui ma teen seda tellimust, ma saan pärast meili, et umbes, et vabandame, et seda pakend ei saanud võib-olla nii kiiresti, nagu me planeerisime, et siin on 10% alahindlust järgmise ostu jaoks. Tegelikult on ju päris mõnusad need e-mailid ka, et sooritan ostu ära, nii raha läks ja siis ma saan järgmise e-maili, et kaup on pakitud ja teele pandud. Et ma tean, et kuskil midagi on toimunud, et mu raha lihtsalt ei kadunud, et ootan juba 3. päeva ja ei tea, kas pakk on teele pandud, ei ole teele pandud, siis ma vähemalt tean, et üks etapp on, eks ole, tehtud. Et nüüd on nagu kõik postiasutuse või kulleri taga, et kui kiirelt nad toimetavad. Aga see just sellised nagu väike asi, samas kui sõnum on natukene muutnud sellest isiklikuks ja just see, et me teame, et sa oled tellinud, sa oodanud oma pakki ja tegelikult ma ei tea, kas see tuli hiljem või varem, aga see ei ole oluline. Oluline on see, et selline tähelepanu või siis just, et sinu jaoks me nagu hoolime või siis anname just sulle ja mitte see, et siis kui sa ostad 100 euro ees, siis sa saad mingi protsendi, aga just sa oled meie klient ja meil oluline, et sa tuleks tagasi. Selline üks on ka soojendus. Selles mõttes e-mailiga saab nagu päris palju teha ära, mida ei saa sotsmeedia ja kõnerobotitega nii palju teha, et see läheb nagu väga töömahukuks, just seda nagu isiklik automatiseeritud touch, eks ole, sest postkast on ikkagi sisuliselt võib öelda, et kõikidel inimestel olemas, eks ole, ühel või teisel kujul.
aga noh, et mine teda püüa nüüd sinna kodulehele kõnerobotiga suhtlema, et sa saaks jälle öelda, eks ole, või võtta Facebookis ja lase kõnerobotil talle öelda, et veel üks aken hüppab lahti kõikide sõprade vahele, su pakk tuli teele, on ju. Et noh, võib-olla me kunagi jõuame sinna, aga täna ilmselt on e-mailiga seda kõige mugavam teha või kõige loomulikum või kõige ootuspärasem kliendile, eks. Just see, et statistiliselt vist oli pool maailmas inimestel on seda meil olemas ja see on selline asi, et mis jääb ka kindlasti, sest tegelikult praegu sa ei saa mitte kunagi sisse logida, mitte midagi osta, ennem kui sa ei ole oma meili konto sisse kirjutanud või loginud sisse, et seega juba sisse logimiseks on sul vaja, eks ole, e-maili, et saada see kinnitus tagasiside, et see oled sina, et sa ei tee kellelegi kolmandale nii-öelda väikest huumorit. Pool maailma, see on küll äge. 11 miljardit on vist praegune arv, et umbes 5,5 miljardit inimest oma e-maili kontot või? Umbes 4 on öelnud, ennem vähem jah, aga see on see statistika. See on väga suur number ju. See on, kui sa mõtled ja sest pool maailma teenib ju umbes $1 päevas, et selle kõige juures veel e-maili omada, see on ikka hämmastav saavutus minu meelest. Ja veel teine selline kindlalt fakt või siis statistiliselt või kui tead, et meiliturundus ROI või siis return of investment on iga $1 eest, mis sa panustad, sa saad umbes 42, no praegu räägivad isegi umbes $50 tagasi. Et see on kindlasti üks motivatsioon, miks seda teha, et kui sa võtad seda arvu ja mis on see. Kohe tahad sullult investeerida e-maili? Ikka. Ja miks üldse hakati kasutama e-maili turunduskanalina või noh, mis sellest elus paremaks läks, et noh, sellest ma saan aru, eks ole, et mis läks kaupmeeste elus paremaks, et kui paned $1 sisse, 50 tuleb välja, siis on väga lihtne valem, aga mis võib-olla tarbija jaoks paremaks läks sellest? Ajaloosed. No jah, et kuskilt ju noh, kõigepealt ilmselt e-mailid liikusid, eks ole, paari arvuti vahel kuskil ülikoolis, siis läks ta tõenäoliselt siukses suhteliselt argises kasutuses nagu tavakirja asemel käiku, aga no ühel hetkel, eks ole, keegi avastas, et et selle abil saab head turundust teha, on ju. Aga noh, et siis ei olnud ju mingid andmebaase ega asja, inimestel polnud e-maili aadress, et kuidas see nagu päris algusena, et oskad sa seda ka rääkida või? Ei, nagu konkreetselt aastaid ma ei ütleks, aga üldiselt on e-mail turundus on üle 40 aastat, et seega siis kui internet oli selline saadav ja meilid ja seal on erinevad huvitavad lugusid, kuidas pigem need nagu spammid, esimesed oli kõik kampaaniad, et umbes 6 miljonit kontaktile saatnud ja see isegi see kogemus ostmisega, nagu kontakti ostmisega ja spammiga veel on just 5 ja 10 aastat tagasi oli hästi suur selline mure, ütleme, või siis see, mis kliendile just ei meeldinud, sest tegelikult väga normaalne oli see, et sa ostad kliendibaasi 10 või 20 000 kontaktid ja siis hakkad kõigile saatma ja siis noh, muidugi see väga suur protsent, mis on loobuvad, aga ikka see spammimine või siis sellisel viisil meiliturundus nüüd on just paremaks läinud minu meelest kuni 2018 aastal GDPR või siis andmekaitse seadus on tulnud, see on kindlasti, nüüd on kindlam tunne, et kui ma olen saatnud mingi meili, siis mina olen ise seal omad andmed jätnud ja ma ise olen huvitatud. Ja see ongi see, et miks saaks nagu e-maili turundus ka võib-olla kvaliteetsemaks teha, et just see, et sa tead, et see inimene või see klient, kes on sinu poes või siis sul kontakti antud, ta on juba huvitatud. Et mingi määral see ei ole lihtsalt selline tülistamine või spammine. No tegelikult tänapäeval kasutatakse või täna kasutatakse ikka veel endiselt ka andmebaas, et näiteks Roosa Elevant on Eestis, kes oma andmebaasi kasutab, aga seal peaks olema ka kõigil olemas see linnukene, et jah, ta on valmis saama reklaami, et erinevate pakkujate käest, et välja saadab seda, eks ole, kes siis iganes. Aga noh,
mina pean tunnistama, minu postkast on küll läinud natukene mõistlikumaks, et sinna on päris nagu juhuslikke, ma ei tea, puitbriketi ja niisuguse asjade pakkumisi, millega meil on mitte midagi teha, eks. Ei ole tulnud, pluss et paljud ju e-mailid ei sisaldanud ka varem seda unsubscribe'i, et ma saaks välja astuda sealt listist. See on teine asi, mis tuli just see seadusega, et peaks olema ja näiteks meiliplatvormid ka on, see on üks on selline kindel peaks olema sinu siin meilis, et sul on võimalus unsubscribe. Ma veel mäletan, et kunagi oli see, et sa vajutad ja veel kord vajutad ja siis sa lähed edasi ja veel kuskil. Ja satud kuskile kodulehele ja siis on seal terve hunnik linnukesed, millest kõigest sa saad loobuda, eks ole, ja siis küsitakse veel 3 korda üle, et kas päriselt tahad lõpetada või? Ja sina nagu tavaline inimene ju ei loe, kas see oli jah või ei ja lihtsalt klikivad. Aga need asjad on kindlasti muutnud ja kindlasti on olnud sellised ups and downs ja et nii palju ja iga ma ei tea, 5-10 aastat tagal on olnud sellised, nüüd emaili turundus küll sureb ära, aga tegelikult see ikka toimib ja isegi siis, kui viimane oli selline, kui sotsiaalmeedia hakkas toimima, et siis juba räägis sellest, et nüüd email turundus ei ole rohkem selline platvorm, mida kasutada, aga ikka praegu on see üks meil marketingi või siis turundusstrateegias top 3, et sotsiaalmeedia ja emaili turundus. No mis see kolmas on? Kohe mõtlen. Mul jäid meelde 2 sotsiaalmeedia emaili turundus. No vahet pole, ärme pikalt mõtlema jää. Et me võime siin kõike igasugused retargetingid ja kõnerobotid ja kõik võimalused on eks ole avatud. Et kõnerobotid on võib-olla järgmine niisugune põnev asi, mida aina rohkem hakatakse kasutama, eks ole, et Eestis on nad kuidagi veel, kuidas ma ütlen, lapsekingades, et mujal maailmas on neid palju rohkem kasutusel. Et eks see on ilmselt järgmine, mis nagu üritab rünnata e-maili turuosa, aga e-maili saatmine on õnneks senimaani suhteliselt nagu ladustegevus ja odav ka. Aga kas on olemas mingid olukordi, kus e-maili ei ole näiteks mõistlik saata või kus tasuks nagu vältida selle saatmist, et see võib klientidele mõjuda ebakohasena või häirivana või ärritavana või kas on ka olemas mingid olukordi, millal lausa ei tohi e-maili saata? No ei tohi kindlasti siis, kui klient ei ole sul oma nõud anda või siis ei ole nõusolekud antud, et seesama teema, et mitte kunagi, et see on üks selline, mida mitte teha, et mitte osta kontaktid ja siis saata nendele, see kindlasti nagu brändi jaoks on väga kehv. Samuti on võib-olla mitte konkreetsed sellised valdkonnad või siis just konkreetsed firmad, kus mitte kasutada, aga pigem kuidas võib-olla mitte kasutada seesama, et mitte kontaktid, kes on antud oma nõusoleku, siis ei oleks soovitatud näiteks, see on teine asi, mis me juba siis mainisime, et kui ei ole unsubscribe või siis loobumisvõimalus, sellised meilid ei saa saada. Samuti, kui on päris palju erinevad kujundusinspiratsioonid olnud keegile, et see peab olla lihtne, arusaadav meil, mis pakub su kliendile väärtus, mingi kasu ja kindlasti oleks selline, mis kutsub üles tegutsema, siis call to action. Et samuti, kui sa paned nagu 10 erinevat call to action, loe siin, vaata seda toode, see ja veel midagi, et see on üks selline, mida teha ja mitte saada. Hästi paljud e-mailid sisaldavad ju, või on nii-öelda lühikene sisseloetuslõik ja siis on link, et kui sa tahad edasi lugeda või ala, et vaata, ma ei tea, meie kevadkaubad siin on ju, vaata kõik uued kaubad siin, vaata kõik allahindlused on ju siin ja siis iga kord, kui sa linki vajutad, sa satud kuskile kodulehe mingisugusele nii-öelda maandumislehele või vähemalt ettevalmistatud kohta, et sa päris pudru, et sa ei satu, muidugi eriti halb on see, kui sa satud avalehele nende linkide peale,
3 korda järjest. jah, ja samuti on see, kui tihti sa saadad. Et kindlasti ei ole soovitatud saada iga päev, nagu kui sotsiaalmeedias sa saad, soovitatud on 12 korda postitada kuus ja siis sa saad story'd kas või iga tunni järel. Meil on selline ikka, et pigem saada siis, kui on siis juba, kas sa suudad kliendid hoida hoivatatud ja huvitatud sellest, et mitte ainult paar kuud ma tegin, sest mul oli inspiratsioon või just tegin oma firma nüüd lahti või siis poodi lahti, aga just see, et strateegiliselt natukene mõelda, kui palju on see ressurssid on firmas, kas sa suudad seda pakkuda regulaarsus või pigem vähem kui kogu aeg. Ja veel üks sellega on kindlasti rohkem väärtus, kui kutsuda osta midagi, et sa pead, ütleme nii, et võib-olla sul on 2-3 meilid, kus sa pakud mingi väärtus, huvi või siis info ja siis on see üks meil, kus sa näitad oma toodet või kutsud osta. Kusjuures see on nii, kuidas ma ütlen, kliendi käitumine on nii põnev, eks ole, ja ka iseenda näite varalt, et üks kino saatis mulle iga päev e-maili. Et kus siis, kui tuli uus film, siis räägiti sellega, lähed telekast ära, toimetad oma asju, tuled tagasi, et iga päevarutiin oli nagu see e-mail ära kustutada lihtsalt. Ja jube raske oli loobuda sellest, et öelda, et ei, ma ei taha mitte kunagi enam seda, sest see kino oli mu kodu lähedal, et kui ma tahtsin kinno minna, see e-mail oli nagu päris mõnus niimoodi korra kiirelt läbi vaadata, eks ole. Aga keegi pani kohutavalt auru sinna sisse, et iga päev saata üks kiri välja. Et see tundus natuke lõpuks, ma tegin unsubscribe, et mõtlesin, see on ebaõiglane, et kui ma kustutan ära 10 kaupa neid kirju ja siis ühte loen, et tegelikult ma võiks ju sellest loobuda ja kinokava ma oskan ju vaadata nende kodulehelt ka, eks. Jah, võib-olla tähendab ka, et üks asi, mis jäi tegemata, et seda statistikat vaadata või siis kuidas see kliendi käitumine, kes on su, kas ta avas meili või see kohe loobus või siis ta klikkis mingi lingi peale. Kui mitu nädala järjest see nagu sina klient ei ole üldse nagu mitte klikkinud, et see tähendab, et võib-olla on liiga palju ja see lihtsalt väsitab ära. Aga me rääkisime hästi palju nagu sellest, et tegelikult natukene oleneb kontekstist ja natukene oleneb sellest, mida sa pakud, eks ole, et kui tihti neid kirju saatad, kust ühtset hea tava nagu ei ole, et saada kord nädalas, saada kord kuus või saada kord kvartalis, eks. Et saada siis sisuliselt, kui sul on kliendile midagi öelda. Pluss siis need automaatsed e-mailid, eks ole, mis käivitavad mingite protsesside peale, et kui sa ostu sooritad või kui sa ostu ei sooritad, sul jäävad asjad korvi, eks, et siis võib ju ka e-maili saata, et kallis sõber, et korv on täis, et mis siis juhtus, eks. Aga kuigi enne sa nii vahvalt ütlesid, et $1 saab $5 tagasi. 50. Vabandust, 50. Mul juba jälle isu tõusis e-maili saata. Aga tasuta lõunaid ei ole ja e-mailide saatmisega kaasneb ka kulusid, et keegi neid tõenäoliselt täna ei saada ju välja kuskilt oma arvutist ja Outlookist, vaid MailChimp või SenseMaili või on ka Eestis, eks ole, üsna populaarne. Jah, et kunagi oli ka Mailbow, aga Smiley vist ühel hetkel ostis nad ära, et nüüd Smiley ei alles, eks. Et nendega on ju ka mingisugused nii-öelda feed on kaasas või maksud, et nad ei paku ju tasuta, et kuhu suurusjärku see võib jääda? Tegelikult, kui sul on kuni 2000 kontaktid, siis on ikka tasuta mõlemad ja samuti sul on see võimalus, et tasuta proovida, sest tegelikult need on, mina ise eelistan MailChimpi, sest see on selline rahvusvaheline, samuti on kõik näiteks, kui tekib vajadus mingi maal või template'i osta või siis infot saada, see on nagu lihtsam, samuti see on Shopify poodiga seotud, et siis tähendab see, et sa ei pea sellest, kui sul on selline plaan, siis sa ei pea seda lisaks veel maksta, kui sa tahaks seda liituda. Samuti, kui sa hakkad seda tõsisemalt teha või siis tahad rohkem sellist automatiseerimist võimalused, rohkem need disaini võimalused,
või see, et näiteks sul on 2 kontot, sest tavaline see tasuta konto võimaldab see, et ainult üks kasutaja. Ja kui sul on tiimis näiteks 2-3 inimest, siis on mingi hetk see tekitab probleemid, aga ikka esialgused kuni 2000 kontaktid tasuta võib toimetada, proovida ja täitsa alustada. Mina olen neid kõiki 3 kasutanud ja igal pool on täpselt nagu sa ütlesid, et omad plussid ja miinused, et täna ma kasutan MailChimpi, aga ega ma ei oska nagu öelda, et miks ta võiks olla parem kui näiteks Smiley, et minu meelest on ka see väga hea. Võib-olla nende pluss on see, et sul on olemas eestikeelne klienditugi. Kes ei taha väga inglise keeles maadelda võib-olla oma probleemidega. Sama selle MailChimpiga sa leiad YouTube'ist kümneid ja kümneid õpetusi, mida sa võib-olla Smiley'ga nii väga ei leia, eks ole? Just. Mitte ainult õpetusega, kõik need kujundused ja sellised asjad ka. Et lihtsalt täpselt nii, nagu sa ütlesid, et sõltub, et kas sul on keelebarjäär või ei ole. Kas sul on kohalik turg, siis Smiley's on väga-väga hea. Et kui sa nagu toimetad kuskil välismaalt või sul on konkreetne selline vajadus, et oleks vaja just MailChimpi, et siis on kindlasti MailChimpis on ka muidugi hea, et see abundant chart on olemas ja need kasvavad, sest need on suurem. Et kõik sellised uuendused, mis on trendid, mis tulevad, see kohe on ka MailChimpis saadud, see on üks selline pluss. Oled nagu maailma trendidega rohkem kaasas? Minu meelest küll, jah, sest tegelikult see, mis selle firma taga on ja mis suurus, et need meeskonnad ja nii edasi, et see ei näita natukene ka sellest. Mina rohkem nagu platvormi ei tea, aga äkki on veel mõni kuskil maailmas olemas, mida sina tead ja oled kasutanud ja mis on ka teatud olukordades äge? Nagu mina ütlesin, ma eelistan MailChimpi ja kui ma alustasin, olen nagu natukene edasi-tagasi vaadanud ja päris palju kuulnud, mis Smiley on kõige parem ja veel mingi kohalikud, aga minu jaoks see jäi ja ma väga ei ole vaadanud nagu ringi, et kindlasti on päris palju tegelikult erinevad ja rohkem võib-olla spetsiifilised, ütleme, kui sul on CRM-baasiga on see või automatiseeritud, on isegi firmad, kes pakuvad kõik sellist, mitte ainult meili saatmist, kui ka sinu müügisüsteemid, kui ka sinu e-poodi müügi ja siis samas laoprogrammid, et juba sellised jõuame nagu selles mõttes päris põneva kohani välja, et tõenäoliselt mingil kohas läheb äri nii suureks, et enam üks ei jõua kõike hallata, et kus see piir nagu võib olla, et kus ise kõik, ma ei tea, visuaaltoota ja sisutekstid ja kogu see pool, pannagi, ma ei tea, ettevõtte omaniku või siis väiksemas ettevõttes turundusjuht teeb sisuliselt kõik ära, eks ole? Et on kujundaja ja e-maili koordinaator või kogu e-turunduse koordinaator, muu hulgas teeb ka üritusi ja kõike muud, eks ole, mille jaoks mujal suuremates ettevõtetes on iga asja peal oma projektijuht või oma spetsialist. Et kus see piir võib joosta nagu, et millal võiks hakata mõtlema selle peale, et meeskonda kas palgata eraldi inimene nagu ainult e-mailidega tegelema või osta sisse need sisutekstid ja kujundused, et oskad sa öelda? Ma saan aru, et sina teed kõik ise. Tegelikult mitte, kunagi on teinud, aga see sõltub üldiselt ettevõtte strateegias ja mis on, ütleme, kõige olulisem või mis on siis need valdkonnad või siis brändid või siis isegi erinevad tegevused, mis on just sellest võib-olla sellel aastal, pool aastal ja nii edasi. Aga üldiselt, nagu sa ütlesid, jah, tavaline kogemus on selline, see on veel hea, et kui on turundusinimene, kes teeb kõik, tavaliselt on üks omanik võib-olla isegi, sest Eestis meil on väga suur osa väikeid ettevõtted. Umbes 90% väikesed ja keskmised ettevõtted, mis ongi vist oli kuni 9 või kuni 10 inimest loeti seda piiri. Just, ja seal on üks inimene teeb kõik ja tegelikult minu isiklik kogemus või siis arvamus sellest on, et
kõike ei saa keegi teha ja ei saa seda produktiivselt või hästi teha, et pigem siis, kui on meeskonnas inimene, ütleme, et turundusinimene, kellel on oskus copywriting, et siis sisu loomine, kes oskab ka enam-vähem sellised kujundust, et ei pea olema mingi Photoshopi oskused ja pigem selline, et toonid või siis struktuurid ja kõik need värvid, tunne ja samuti see, et oskaks lihtsalt luua sellised tekstid, peakirjad ja sisu see, et see kutsuks tegutseda, et see on ideaalne, siis on, ma usun, et kui inimesele see meeldib ka selliseid asju, siis see nii jääb, et see võiks olla täitsa selline asi, mis teha ise ja firmas sees. Aga kui ütleme, et mingi teised tegevused või sotsiaalmeedia või siis juhtimine või mis iganes on keskpunktis, kus ma olen parem või ma nagu istun ühe meili taga 5 tunnid ja ikka see tulemus ei ole see kõige parem, sest tegelikult ei pea kõik teha ise ja siis, kui see annab sulle parem tulemused ja ikka sul see toimib ja sul on keegi, kes seda kirjutanud, sul on konkreetne strateegia on ette kirjutatud, sa tead, mis sa tahad saavutada, et pigem keegi seda kirjutaks ja kujundaks, et on võimalus, et kui ka Eestis on päris juba hästi toimetav erinevad freelancerid ja need on välismaalased platvormid nagu Upwork ja Fiverr, aga samuti seal on palju eestlased ka, kes saab pakkuda just sellised konkreetsed asju nagu kujundus, copywriting või siis näiteks emaili turundus. Et kui on e-pood ja selline võimalus on teha mitte ainult sotsiaalmeedias, kui ka lisaks emaili turundus, et kindlasti see on üks asi, mida mõelda. Kas mul on seda ressurss, et ma saaks seda hästi ja regulaarselt teha või siis ma teen nii, et ma ostan seda mingi osa teenused sisse ja ma saan ikka sellest head ROI, et return of investment ja samuti, kui ma kasvan oma kliendi nimekiri, oma brändi lojaalsus ja seda kindlasti veel üks selline asi, mida silmalt pidada on see, et emaili turundus on ainukene platvorm tegelikult, mis on sinu oma 100%, sest kui me räägime sotsiaalmeedias, et täna võib-olla sul on 10 000 jälgijat Facebookis, siis sa ei tea, võib-olla 2-3 aasta pärast see on juba muutnud ja kõik on TikTokis või juba kuskil mujal, et need platvormid muutuvad samuti nagu viimati on päris palju raskused olnud Facebookis reklaamida, nüüd sa ei saa nagu kasvada omad jälgijad, jääb sulle, see on see nagu sinu firma väärtus või siis sinu nimekiri, sinu kliendid, mis on just need, kes uskuvad sinu tegevusest või siis toodest. Väga lahe, selles on sul jumala õige, et sotsiaalmeedia on pidevas muutumises ja põlvkonnade populaarsus ja need platvormid, eks ole, et email on üks platvorm ja nii palju, kui sa ise suudad ja oskad ja tahad segmenteerida, või nii palju, kui sul on vaja klienti segmenteerida, eks. Et aga need segmendid ei lähe nagu ka segamini omavahel, et ta ei kao ära, et täna oli sinu emailis ja homme on kellegi teise omas, et täpselt see TikTok, eks ole, et kus täna ju kõik noored on olemas. Just. Et ma vaatan oma lapsi, et siis seal TikTokist ikka näidatakse mulle igasugust põnevat kraami. Aga kui me peaks nagu andma 3 nõuannet või et teha edukat emaili turundust, millest on klientidel kasu või et neil on nagu hea tunne või rõõmuga saavad su kirju, aga millest on ka ettevõttele majanduslikku kasu, et see $1 ikkagi 50 muutuks. Et mis need 3 nõuannet võiks olla?
et 3 on ikka väga raske anda, et kindlasti siis see nimekiri on pikem, aga selline kuldne reegel on ikka, et on selline, mis on võib-olla selline sama, kõik süsteem toimib ja miks seda üldse teha, et keskenduda just selle, et suhted luua oma kliendiga ja kutsuda need tegutseda, siis on kas tagasiside jätta, kas osta, kas oma arvamused avaldada ja samuti ettevõttel see on väga kasulik ja oluline, sest meiliturundus on üks selline viis, kuidas üldse väga hästi seda andmet koguda. Et üldiselt, mis on sinu sihtgrupp, mis nendele meeldib, mis ei meeldib ja segmenteerimist juba saaks, eks ole, teha mingi arvamusküsitluse järgi, et sa saad inimese huvid kätte ja selle järgi tõstata oma emaili baasis kuskile segmenti, eks ole, mis edaspidi ju tähendab selle saaja jaoks sisuliselt seda, et ta saab kirju sellest, mis teda päriselt huvitab. Et võtame mõni suur jaekett, et ta võib mulle saata ju, ma ei tea, mähkmetest kuni delikatessideni, eks ole, aga kui mul väikseid lapsi ei ole, siis see mähkmete kiri mind väga ei kõneta. Et ma kannatan selle võib-olla ära, et selles kirjas on ka midagi minu jaoks, aga kohe, kui see läheb mulle täpsemaks, on palju mõnusam, on ju. Väga lahe. Et kuidas ma ütlen, et toimivad asjad ikka kipuvad väga lihtsad olema. Ja, peab ja see on kõige raskem tegelikult. Et see paistab väga lihtne ja just sulle mõelnud, see oleks selline kõige suurem eesmärk, et sa saad seda meili ja sul on tekitab seda tunnet just mulle, et ta oskab nagu ette lugeda või ta nagu teab täpselt see, mis mulle on vajalik või mis mulle meeldib. Just see võiks olla selline suurem eesmärk, et kuidas seda suhted luua ja oma see brändi tuntust ja lojaalsust just kasvada selle eest. Tegelikult ju kõige kergemini saab raha kätte selle inimese käest, kes juba on klient. Just. Et teda peaks nagu väga hoidma ja poputama, et mitte ära unustama ja tegelema ainult uue andmebaasi kogumisega. Just. Nagu mul tavaliselt jääb meelde väga hästi kõik statistikad ja andmed ja see on jällegi hea selline või huvitav fakt, et iga uue kliendi otsimine või siis saamine, see on umbes $80 maksab. Ja kui me mõtleme see tegelikult, et palju efektiivsemalt ja odavad või siis strateegiliselt paremini on just pakkuda oma kliendile või see rohkem võtta teenused või toodet või siis võimalused, mitte otsida kogu aeg uued. Kas sa oskad öelda, ma küsin niimoodi spontaanseid küsimusi, eks ole. E-mailidel on alati, eks ole, sõltumata sellest, mis teenusepakkuse kaudu ta välja saadad, eks ole, sa näed erinevaid näitajaid, näiteks, et e-mailide avamisprotsent on ju, või siis siuke click-through on ju, et kas su linke nagu vajutati on ju, et oskad sa öelda, et mis on nagu siuke normaalne avamisprotsent keskmiselt ja et kus kohas nagu või kus maalt sa peaks hakkama nagu mõtlema, et kas midagi on läinud baasiga valesti või midagi on läinud sisuga valesti, et see avamisprotsent on nagu maru madal on ju. Et oskad sa neid numbreid öelda, kuna sa ütlesid, et see statistika meeldib, siis ma kohe proovin numbreid. Et ikka jah, see ongi selline umbes 20-25%, mis tundub väga madal, aga see samuti sõltub sinu baase. Sa mõtled avamisprotsenti? Jah, et see on väga okei tegelikult ja mul just oli loengus, et küsis üks meie grupist, et ainult 20 ja see on hea, et ma olen panustanud nii palju töö ja siis ma näen, et tegelikult on kõik minu andmebaasist on ainult 20% on avanud, aga samuti kui sa vaatad juba statistik, kindlasti ma ei saa, et 15%, et see toimib, see sobib meie firmale, et kindlasti see peaks vaatama erinevad proovida erinevad ajad, kas või kellaajad, erinevad päevad, sisu muuta,
vaadata täpselt, mis oli, kas need kliendid, on võimalik vaadata, kas kliendid üldse kätte saanud, võib-olla minu andmebaas pole uuendatud, võib-olla mingi meilid, mis on valesti sisestatud, et kas need loobus kohe, et siis tähendab, et võib-olla hoopis minu peakiri ei vasta sellest, mis ma näen visuaalselt, et siin on erinevad sellised nipid ja asjud, mida vaadata ja aru saada. Aga üldiselt jah, see 20-25% on väga hea, ja kui me võtame see, et nendest 20%-st võib-olla 15% ostavad, see on väga-väga hea tulemus. Et kui sa näiteks võrdled mingi teised... Sisuliselt, kui sa paned call to action'i oma kirja ja kui sinna juba mingi 2-3% kogu su andmebaasist klikib, siis võib öelda, et on väga hästi läinud. Et siis sul on sellest $1 50 kasvanud. No, paar klikkid ei ole nii hästi, aga... Paar protsenti ma mõtlen. Paar protsentid, jah. Ikka see ongi nii. Umbes sellised nagu keskmiselt on. Ja samuti siis sa saad veel uuesti saada, et nendest, kes ei ole kätte saanud, see on segmenteerimine, mis võimaldab seda. Samuti sul on see võimalus, kes on juba olnud seda ostu, siis nendega on... Tundub, et meil vahepeal sai natukene ühendus otsa, et täpselt me ei tea, kus meil jutt pooleli jäi, aga me rääkisime avamisprotsendist, et 20-25 on väga hea avamisprotsent kirjadel, et 20 on juba suurepärane, et kui alla selle läheb, et siis võiks hakata vaatama, et kas sisu ja pealkiri ja kõik see muu on omavahelises vastavuses ja kas see sisu ka väärtus pakub, pluss, et kui umbes 2% su kirjas call to action'it või linki vajutab, et siis on juba jälle hästi, eks. Aga võib-olla ka korra, alati on neid unsubscribereid, eks ole, ja me kõik näeme neid ja siis iga kord mõtled, et pekki on ju. Aga tegelikult on see täiesti loomulik protsess, et kas seal on ka mingisugune protsent olemas, et kui neid hakkab olema rohkem kui, et siis tasuks nagu väga kriitiliselt üle vaadata. Ütleme, et su andmebaas, kõik on toiminud, aga järsku hakkab tulema unsubscribe. Kindlasti tavaliselt sellised paar protsentid või midagi sellist, mitte protsentid, isegi 5-10 võib-olla seal inimesed, kui sa saadab iga kampaania, see juhtub. Et sõltub, kuidas sa oled omad kontaktid ka kogunud. Et ütleme, kui sa oled pakkunud mingi esimene ostu alahindlus, siis kindlasti suurem osa nendes loobuvad. Siis kui sa hakkad saada oma meili. See väga sõltub, et üldse strateegiast või siis kuidas need kontaktid on seda sinu listis on jõudnud. Et kas need on kliendid, kellega sa oled otse suheldanud, näiteks kui räägime mingi business to business või müügi, siis kindlasti seda protsent on väiksem. Aga kui me räägime mingi e-commerce või siis e-poodi tehingud ja siis on meilid, on väga tihti üks väga hea pakkumine ja sa just nägid seda ja mingi protsent võib-olla jääb, aga samuti siis see unsubscribe protsent võiks olla suurem. Väga lahe. Kas on midagi sellist, mida ma ei ole taibanud küsida, aga mida sa tunned, et kindlasti võiks või peaks ütlema? Just kohe niimoodi ei oska öelda, et ilmselt midagi väga siis kipitama ei jäänud. Ei jäänud jah, nagu minu sellised olulised nagu minu kogemusest või siis meiliturundusest nagu see eesmärkist või siis reeglid kõik statistikad olulised olen öelnud selles mõttes, et kindlasti on hea selline turundusplatvorm, mida kasutada siis, kui on võimalik seda teha regulaarselt, kui on ressurssid lubavad seda, sest muidugi ma ei ütle, et see on selline, et on kõige parem selles mõttes, et nüüd ma teen ainult e-maili turundus ja minu äri töötab ja kasvab ja nii edasi, sest see on nagu alati. Et erinevad, kui sinu sõnum või sinu brändi sõnum
see kindlasti jääb silma ja jääb efektiivsemaks. Väga lahe, aga me plaanisime umbes 20-30 minutit rääkida ja kui ma kella piilun, siis me oleme rääkinud sujuvalt 50 minutit. Et aeg on lennanud, aga mis ma oskan kokkuvõtteks öelda võib-olla, et kui sul ka midagi rohkem ei ole, et mina ei oska nagu rohkem midagi küsida, et keda e-mail Musta Ärikooli kursustega, et sina oled ju ka lektor, eks ole, et põgusast vestlusest sai päris põhjalik e-maili arutelu, et tegelikult pead sa täitsa kursust sellel teemal ja räägid kõikidest asjadest palju põhjalikumalt ja sügavuti. Ja lisaks kindlasti sellele, et sa teooriat jagad, ega kaldal ujuma ei õpita, eks, et kindlasti sa annad ju ka koduseid ülesandeid. Seda ka, jah. Ehk et see kursus ei lõppe mitte sellega, et kuulsin midagi, aga teha ei oska, vaid et enne kui kodune ülesanne ei ole rahuldavalt lahendatud, ei ole nii-öelda asi korraseks. Et selles mõttes on kõik kena. Et mina omalt poolt ütlen sulle suure aitähi, tänan ka kõiki kuulajaid ja vaatajaid ja soovitan kindlasti huvi korral Musta Ärikooli kursustega tutvuda. Et sügisel hakkavad jälle uued internetiturunduse juhi ja sotsiaalmeedia spetsialisti kursused. Kindlasti on tegemist, kuidas ma ütlen, tuleviku kindla erialaga, eks, et nii nagu sa siin alguses mainisid, et mulle nii meeldib see väljend koroonarevolutsioon. Et tegelikult viimane 2 aastat on olnud nagu koroonarevolutsioon ja hästi on hakanud minema nendel, kelle turundus on digitaalne, sest sageli ei ole seda füüsilist turundust kuskil väga nautida, kui füüsilised müügipunktid on kinni, eks. Ja suur aitäh sulle ja mina siinkohal lõpetaks. Aitäh kutsumast. Väga lahe, kindlasti kohtume veel, mul on tunne, et seda e-maili turundust me võime pikalt rääkida. Aga aitäh ka vaatama.